Tere! Siin on 11. september 2021 ja oleme Witchcatli rajal ja ma olen täiesti raja keskel hetkel. See tähendab seda, et sinna poole läheb orgu. See on päris sügav video, seda kindlasti aru ei saa. Ja teisel pool läheb samamoodi mäest alla. Nii et see on meie raja siis tegelikult keerukus koht, ehk siis siit nukist üle saamine ja me hakkame kohe seda uuesti proovima, et kuidas see välja tuleb. Eile tuli küll endiselt hästi see välja. Aga praegu on rada kindlasti jälle veits libedam, sest hommik on kell on 8:10 saamas ja kaste maas kell 9 hakkab trenni, et see rada tõenäoliselt on siis veel esimesed ringid niisugune määrialaadle. Ja järgmine asi on siis, et lähen kohe sõitjate koosolekule. Seal räägitakse, kus kohas meil raja peal näha tahetakse. Nii et vaatame, kuidas me trenni jõuame ja või siis koosolekule. Koosolek on läbi. 9.00 hakkab trenn, kell on umbes 45 ja 15 minutit jäänud, viisin auto line-upi ära. See on ainult selleks, et olla valmis siis õigel ajal startima trennis ja eks loogika on lihtne. Seda varem sa seal kohal oled, seda varem sa saad starti. Nii et ma olen praegu teine auto ja järelikult ma saan ka teise autona sõitma. See on päris hea. Olukord on selline, et kell on juba 50 ja see näitab nüüd seda, et kui vara pealt on valmis, et olla trennis suht eesotsas. Siin on need autod, mis on esimesed tulnud. Ja see rivi on need autod, mis on tulnud siis nagu viimase mõne minuti jooksul. Ehk siis, kui tulla trenni 10 minuti varem, siis see tähendab seda, et sa saad vähemalt nagu 10-ndana startida. Nii et teinekord tasub ikka varem kohal olla. Ja siit tuleb kiire ülevaade sellest tegelikult, mis meile koosolekul räägitakse. Selle taga on kaart. Tähendab seda, et nagu ikka, siit on start, pead hoidma välimise ääres, siin on sabaklipp ja siit on võimalikult vara viskad ennast ringi, keerad uuesti nina sisse poole, see on nose clip siin, nose clip zone, paned siit läbi, hoiad ilust siia. Kui siin natukene välja kandud, oled juba siit väljas, ehk siit tuleb olla täpselt keskel ja lähed siia sabaklipis mööda välimist äärt enne seda punatsooni. Punatsoon no-go siia minna ei tohi, keerad teistpidi, viimaste sabaklippi ja tegelikult rada saabki läbi. Ive lihtne on see kaardi peal, sõites peaaegu lihtne, aga tänasel võistluspäeval on see raske. Trenn on läbi saanud ja see vend on ikka sama koha peal pikali maas, kus ta eile oli. Kuid olukord on veits muutunud, see auto seisukord on natukene teistsugune kui eile. Minu auto on lapitud ja see on ikka veel terve. Ja teine asi on see, et trennis me saime küll käest sõita küll. Kõige paremini see välja ei tulnud minu jaoks. Nagu ma ütlesin, et täna ei ole see päev, kus sõidud head lähen, aga vaatame, mis see annab, et viimane ring oli juba täitsa normaalne. Aga enne seda ütleks ikkagi pigem halb. Aga see on ikka. See mõttes, et pall hakkab paari tunni pärast, iga kaua on aeg koguda. Tüübid remondivad ikka veel seal mingid tagaotsa pisidetaile. Olukord on sama, mis enne. Trenn on meie jaoks läbi, kohe hakkab siis tandemi ja kvalifikatsiooni koosolek. Ehk siis seal räägitakse, mida me peaksime tegema eessõitus, tagasõitus, kus mida võib teha, kus ei või, kus kohas on no-go zone lubatud. Ja järgmine asi on siis nii, et ootame siis seda hetke, kui me saame ikkagi kvalifikatsioonidesse minna. Praegu mul lihtsalt tui on rajal ja lähen vaatin, kuidas proua ajem sõidab. Lõpuks on aeg käes minna koosolekule, aga vahepeal on mingi audis ka. See tähendab seda, et need tüübid on selle autos nii hästi korda, et siin on isegi tagastange küljes, mida väga tihti meil ei ole, et selle kinnitused purunevad. Meie sponsorite kleepsud on tagasi terveks saanud. Neiser on ilusti peal. OMS, Officer Monitor Service, näha siis Corsa Motors, Auto Racing ja üks hea pull on siin juhtunud. Värvi kuningas.
pulber värvimine Keilas. Asigi supihingaliseks. Koosolek on läbi, räägite ära, mida teha võid, mida ei või, nagu ikka. Suht sarnane nagu alati. Ja see vend siin segab midagi. Peate paneb GoPro'd autosse, et me saaksime äkki kvalliringidest mõne sõidu kätte sisevideona, aga see on teisejärguline. Ikkagi, nagu ma ütlesin eelmises videos, eilse päeva kohta, et kogu see õige päev on ikka alati väga raske. Eks siis paistab, kuidas see läheb igal juhul. Sõidud olid normaalsed, aga ütleme nii, et endal on ikka kärev olla. Vaatame, kuidas meil minema hakkab. Esimene kvalliring on tehtud. Võiks öelda, et päris pingeline märk, sest et kvall on raske, kui siit läbi ei saa, on ikka tegelikult väga kehv tunne peale seda. Igal juhul esimene ring punktid käes, sisenemine veits kehva. See tähendab siis seda, et ma sain sisenemiskiirusega natuke alahindasin kiirust, ehk siis natuke ei puudu. Pidin tegema tabel-täppi käsipiduriga, et jõuda mäe all kindlalt klippi. Aga sellega seoses muidugi kogu auto kiirus langeb, mis on jälle halb. Et kui raja alguseni punts on tegelikult suht raske ülejäänud rada ka heaks päästa. See oli küll enam-vähem, aga ütleme nii, et ninaklipist jäin kaugele. Ja siis ülejäänud rajaosa oli okei. Ma natukene alguses pikas sabatsoonis ka kauem olla nagu edasi. Aga need on kõik väiksed asjad, igal juhul punktid on käes. See tähendab seda, et teist ringi. Juhtus siuke asi, mida ma ei tahtnud, mul juhtuks, et esimeses kurvis sõidad refitorni. Kuna see sisenemine on alla mäge, siis on suht lihtne nagu ülehinnata kiirust, et kiirus, mis tundub nagu väike, on juba täpselt piisavalt suur, et selline refitorni jõuda. Nii et mis seal ikka, proovime teise ringi nagu surudes teha ja vaatame, mis välja tuleb. Kaks ringi on tehtud ja teine ring oli suht kehv. Halvem kui esimene, proovisin küll enda arust nagu palju ägedamat sisse minna, aga õnnestus ikka nagu tavaline kvall mul. Ehk siis teine ring 54 punkti, esimene 68 ja 68 punktiga tähendab seda, et ma sain enda vastaseks Andrius Vasilauskase, kes sõitis siis 74 punkti vist. Aga pole vahet, igal juhul Leedu väga hea sõit ja vaatame, mis saab, et me alustame siis oma top sõitudega varsti, et kes võidab, siis me näeme hiljem. Nüüd on nii, et me oleme siin line-upis tagasi. Vahepeal on ära siis Pro-Ami kvalifikatsioon ja me oleme igal juhul valmis tandemiteks. Ootan nüüd seda hetke, kui ikkagi kutse tuleb minuni või järjekord, et siis saame minna tandemisse. Surun, kuidas surun, aga kaotan ma ikka. Et vastane oli see
Andrius Vasilauskas tegelikult nagu sõna otseses mõttes ta huvias selle sõidu, ehk siis see on üks osa, mida kohtunikud millegipärast ei näe. Kuna meil on hinnatav ala, siis me ei saa sellest midagi teha. Ja tegelikult mees tegi drag race'i siis line-upi fore'ist kuni ignition point'ini ehk siis stardijooneni ja seal tegi suure jalapiduri, eks tõmbas nagu hoo maha. Aga selline asi ei ole lubatud, aga see on osa, mis järelikult jäi välja. Nii et sealt on nagu suht raske hakata jälitama, aga siis järgi jõudmisega sellest kehvast olukorrast. Kuid eessõidus tõenäoliselt tegin nii palju vigu, ehk siis kandsin ühe ratta mööda muruääri, mõlemalt poolt natukene, väga sketši run, et küll kõik kastid on nii-öelda käes, aga samas ülejäänud rajaosa ikkagi ei olnud hästi läbitud. Et ja mis ikka, nüüd hoiame pöialt, et Sallu, Hans, teised meie mehed edasi saavad. Nii et selle koha pealt on meiega siis kõik, et täna me rohkem ei sõida. Meie jaoks andem läbi, me oleme kaotanud sõidu, mis tegelikult oli suht hea, aga midagi teha ei ole. See on ikkagi kohtuniku otsus ja see ei kuulu vaidlemisele. Ning siinkohal peame ikkagi tänama oma sponsoreid, kes aitavad meie autot siin väga hästi rajal hoida ja meil areneda. Ja me oleme ikkagi teinud suured edusammud.